Nii et ma sooviksin jätkata sealt kohalt, kus kohas ma jäin eelmise jutuga pooleli. Nimelt sealt, kus ma lõin Microsoft Access'is tabelid, kasutades selleks SQL Create Table lauseid. Ja seejärel lisasin nendesse tabelitesse graafilist kasutajaliidest kasutades erinevaid valideerimisreeglid. Ja nende valideerimisreeglite abil sain ma täiendavalt piirata neid andmeid, mida on võimalik Microsoft Access'is tabelitesse lisada. Nüüd, mis puudutab selliste täiendavate piirangute lisamist, siis tegelikult toetub Microsoft Access ka standardset SQL-i viisi selliste piirangute lisamiseks. Ehk Microsoft Access'is on kõikidel soovijatel võimalik luua ka tabelitega seotud check-kitsendusi. Ja nende check-kitsenduste abil saavutada seda sama efekti, nagu saaks saavutada nende graafiliste kasutajaliidese kaudu lisatud valideerimisreeglid. Selle demonstreerimiseks loon ma uue Access'i andmebaasi. Määran sellele andmebaasile jällegi failile nime ja salvestamise asukoha. Ja loon siin need kaks tabelit niimoodi, et nendel tabelitel ei ole siis seda graafilise kasutajaliidese kaudu lisatud valideerimisreeglid. Nii et loon uue päringu akna ja tegelikult ma saaksin siis ükshaaval võtta ja käivitada siin neid lauseid ja ma tingimata ka ei pea neid lauseid eraldi query objektidena salvestama, et kui ma tahan, saan ma siis ka üksteise järel neid lauseid käivitada siin aknas ja niimoodi luua endal vajalikud tabelid. Tuletan meelde, et siia aknasse ma paraku ei saa kirjutada üksteise järel mitu lauset ja öelda süsteemile, et täida järjest kõik need laused. Niimoodi kahjuks Access'is see kasutajaliides ei tööta. Ja nüüd oli mul siis 3 reeglit, mida ma selle graafilise kasutajaliidese kaudu jõustasin. Esimene reegel oli see, et mark-ID väärtus tabelis mark peab olema positiivne täisarv. Teine reegel oli see, et margi nimetus tabelis mark ei tohi olla tühistring. Ja kolmas reegel oli see, et kui auto on margi identifikaatoriga 1, siis selle autoregistri number peab algama numbritega 00. Ja selleks, et nüüd muuta olemasoleva tabeli kas siis struktuuri, näiteks lisada veerge, kustutada veerge, või selleks, et muuta tabeliga seotud kitsendusi, näiteks lisada või kustutada kitsendusi, või ka näiteks selleks, et lisada või kustutada veergodelt vaikimisi väärtused. Selleks saan ma siis SQL-is kasutada alter table lauset. Nii et alter table, tabeli nimi, add constraints ehk lisakitsendus. Ja nüüd tuleb anda siis sellele kitsendusele nimi. Et mis puudutab nimede andmist, siis ühelt poolt on see väga oluline teema, teiselt poolt kindlasti ka keeruline teema, sellepärast et on palju erinevaid arvamusi, millised oleksid head nimed, leidub palju erinevaid soovitusi, kuidas andmebaasi objekte nimetada. Ja pole siin selline põhiline soovitus, mida järgida, on see, et valida välja üks stiil ja katsuda sellest järjekindlalt kinni pidada. Nii et kitsenduse näol on tegemist ka sellise andmebaasi objektiga, millel peab olema nimi ja kitsenduse puhul, kui kasutaja ise seda või kitsenduse defineerijas ise seda nime ei määra, siis sellisel juhul see nimi määratakse andmebaasi süsteemi enese poolt. No kasutan siin näiteks sellist stiili, et kõigepealt eesliide check, siis on tabeli nimi ja siis on veerun. Aga kindlasti on ka teistsuguseid nimetamise põhimõtted. Siis check, see on siis kitsenduse tüüp ja nüüd sulgudes selle võtmesõna check järgi peab olema siis loogikaavaldus.
Ja kõik need read, mida tabelisse lisatakse, nende puhul selle loogikaavaldise kontroll peab andma tulemuseks kas siis true, ehk selles reas olevad andmed vastavad sellele loogikaavaldisele või peab olema selle loogikaavaldise täidetuse kontrollimise tulemus unknown ehk teadmata. Ja see teine olukord on seotud sellega, et mul on võimalus luua tabeleid, kus kohas veergudes võivad väärtused puududa, ehk tegemist on mittekohustuslike veergudega. Nendes veergudes on nimetatud tühjad lahtrid, kus on need null markerid, mis tähistavad väärtuse puudumist. Ja juhul, kui siis nüüd selles loogikaavaldises sisendina kasutatakse mõnda seda nulli, siis on kontrolli tulemus unknown ehk teadmata. Sellised read lubatakse ka tabelisse lisada. Aga antud juhul siin nendes tabelites on kõik veerud kohustuslikud, nii et nullidega seotud probleemidega siin praegu kokku ei puutu. Nii et esimene reegel oli siis selline, et mark-ID väärtus peab olema nullist suurem. Tegemist peab olema positiivse täisarvuga. Kui ma nüüd võtan, kopeerin selle lause, kleebin siia aknasse, vajutan üks kord käivitamiseks, midagi ei juhtu, mingit teadet ei ilmu, vajutan teist korda, mulle öeldakse, et sellise nimega check kitsendus on juba olemas. Muideks veel üks oluline põhjus, miks pärast tasub hästi valida neid kitsenduste nimesid, sealhulgas check kitsenduste nimesid, on see, et kui te nüüd andmemuudatusi tees eksite selle kitsenduse vastu, siis sellisel juhul väga sageli andmebaasi süsteem veateates kuvab just nimelt selle kitsenduse nime. Ja sellepärast oleks kindlasti hea, kui see nimi oleks kasutajale võimalikult hästi arusaadav. Nii et see oleks siis kitsendus 1. Teine alter table mark, constraint, ja nüüd siis ütlen, et ma tahan kontrollida veergu mark ja siin ütlen, et veerus mark olev väärtus ei tohi olla tühistring. Et kõigepealt niimoodi kirjutatakse siis SQL-is mittevõrdsuse kontrolli operaatorid, see on standardne SQL. Ja niimoodi kirjutatakse SQL-is tühja stringi, nagu te näete, et see ei ole mitte jutumärkides, see on ühekordsete ülakomade ehk apostroofide vahel. Ja siin ei ole tegemist mitte väärtuse puudumisega, vaid siin on tegemist ühe väga lühikese väärtusega. Nii et siin oluline on siis meelde jätta, et sellised tekstilised väärtused, kaasa arvatud siis ka tühjad stringid, et need ei ole mitte SQL-i kohaselt mitte siis jutumärkides, vaid on need ühekordsed ülakomade ehk apostroofide vahel. Nii et mark ei tohi võrduda tühja stringi. Panen selle, kopeerin selle lause, kleebin siia. Vajutan üks kord, midagi ei juhtu, vajutan teist korda, mulle öeldakse, et sellise nimega kitsendus on juba olemas. Ja kolmas kitsendus oli siis see, et oli tabelil auto ja ütles siis seda, et juhul kui margi identifikaator võrdub 1-ga, siis autoregistri number peab algama 2 nullmärgiga. Nii et alter table auto, add constraint. Muideks näete, ma unustasin meelega nüüd siia selle sõna constraint lõppu kirjutada T-tähe ja kohe tegelikult visuaalselt on nüüd selles Notepad++ näha, et ma midagi olen teinud valesti, sellepärast et see võtmesõna ei ole mul eraldi või nii-öelda teistsuguse värviga ära värvitud. Nii et see on ka üks eeliseid, et miks pärast kasutada on sellist programmeerijale mõeldud tekstiredaktorit selleks, et siis kirjutada koodi, sealhulgas ka SQL koodi ja siis soovi korral saab selle siis näiteks kopeerida mõnda teise liidesesse, näiteks Accessi query aknasse saab selle koodi käivitada. Nii et check auto ja ütleme siis veergude nimed, mark-ID ja registri number, check ja jälle sulud ja sulgudesse panen ma siis selle loogika avaldis.
Nii et juhul, kui margi identifikaator võrdub 1-ga, siis sellisel juhul registrinumber peab vastama mustrile, mille kohaselt kõigepealt on seal alguses 2 0 märki ja siis see protsendimärk ütleb seda, et peale seda tuleb 0 või rohkem suvalist märki. Nii et kopeerin selle lause, kleebin selle siia aknasse ja vajutan jälle üks kord. Õnnestus, kontrolliks ka teist korda, mulle öeldakse, et sellise nimega kitsendus on juba loodud. Katsetan nüüd, kas need kitsendused toimivad, et näiteks võtan lahti tabelimark, lisan siia rea, kus kohas margi identifikaator on 1. Ja nüüd üritan siia lisada rida, kus kohas margi identifikaator on negatiivne. -1. Ja nagu te näete, saan ma veateate, aga nüüd selles veateates ei näidata mulle sellist ilusat valideerimisteksti, nagu juhtus siis, kui ma kasutasin selle graafilise kasutajaliidese kaudu lisatud valideerimisreeglit, vaid mulle näidatakse teadet, kus muuhulgas on näha ka selle kitsenduse nimi. Nii et veel üks põhjus, miks pärast anda kitsendusele selline hea ja sisukas nimi. Nüüd võtan lahti tabeli auto ja lisan siia näiteks auto registrinumbriga 123 ABC ja margi identifikaatoriga 1. Ja jällegi saan ma veateate, sellepärast et selline auto reeglitele ei vasta. Sellepärast et reeglid ütlevad seda, et kui margi identifikaator on 1, siis auto registrinumber peab algama 2 0. Kui ma kirjutan siia niimoodi, siis see töötab. Või kui ma panen siia kas või näiteks ka kõik on nullid, see töötab. Panen siia 2 0, siis see töötab. Aga kui ma panen siia 1 0, siis see ei tööta, sellepärast et registrinumber peab algama vähemalt 2 0. Et registrinumber oli maksimaalne märkide arv oli 10. Nii et see registrinumber võib olla ka lühem kui 10 märki, juhul kui ma seda soovin. Ja kui ma nüüd näiteks tahaksin siit andmebaasist mõne kitsenduse ära kustutada, siis selleks ma peaksin nüüd kirjutama jällegi alter table lause, table, auto ja drop constraint ja siis selle kitsenduse nimi. Nii et ma pean teadma kitsenduse nime, kui ma tahan seda kitsendust ära kustutada. Nii et nüüd saan ma võtta selle lausega selle kitsenduse ära kustutada. Ja kui ma võtan lahti tabeli auto, siis nüüd ma võin panna siia auto, mis tegelikult seda reeglit enam täida, aga kuna andmebaasi süsteemil ei ole see reegel teada, siis ta ka seda reeglit ei jõustu. Veel üks oluline asi, mida on vaja teada seoses kitsenduste jõustamisega. Andmebaasi süsteem tegelikult sellise kitsenduse loomisel kontrollib, et kas need andmed, mis on andmebaasis, on kitsendusega kooskõlas või mitte. Ja kui ei ole, siis kitsenduse loomine ebaõnnestub. Nii et nüüd ma praegu lisasin ühe auto, mis selle reegliga tegelikult kooskõlas ei ole. Ja kui ma võtan nüüd selle autotabeli lahti, siis vaat nüüd tuli välja üks selline accessi erisus, et ta ei kontrollinud seda. Samas, kui ma nüüd seda rida muudan, siis nüüd kohe seda rida kontrollitakse. Et teistes andmebaasi süsteemides on jälle niimoodi, et juhul kui te lisate kitsenduse ja ei ole tabelis olev rida selle kitsendusega kooskõlas või tabelis olevad read ei ole selle kitsendusega kooskõlas, siis sellisel juhul selle kitsenduse lisamine üldse ebaõnnestub. Nii et siit tuleb jälle välja näiteid sellest, et kuidas erinevates andmebaasi süsteemides võib tegelikult see andmebaasi süsteemi poolne käitumine ja ütleme reaktsioon erinevatele lausetele, mida kasutaja käivitab, olla ka erinev. Nüüd tahtsin teile ka veel mainida seda, et miks pärast on
oluline lisada veel, et kui kasutaja defineerib kitsendusi, et miks pärast kasutaja peaks andma kitsendusele ise nime. Et vaadake niimoodi, et kui kasutaja ise seda nime ei anna, siis see nimi antakse andmebaasi süsteemi poolt. Ja sõltuvalt andmebaasi süsteemist see nimi võib olla üpriski kole. Nii et teen prooviks ühe tabeli, create table näiteks pro ID tüüpi integer ja ütlen, et see ver pro ID on ühtlasi primaarvõtme ver. Ja nüüd, kui ma kopeerin selle lause ja panen selle lause käima, siis see on SQL-i mõttes korrektse süntaksiga lause ja selle lause täitmine õnnestub. Ainult, et nagu te näete, selles lauses ma ei määra primaarvõtme kitsendusele ise nime, mis tähendab, et see nimi antakse andmebaasi süsteemi poolt ja Accessi näitel see nimi on üpris kole. Nii et kui ma võtan lahti selle tabeli kujundusvaates ehk disaini vaates ja klõpsan siit ülevalt lindi pealt kujunduse menüüst sellele nupule indeks, siis siin ma näen tegelikult seda nime, mida andmebaasi süsteem andis sellele primaarvõtme kitsendus. Et ma näen seda alajaotusest indeksit, kuna paljudes andmebaasi süsteemides, nii ka Accessis, andmebaasi süsteem primaarvõtme ja unikaalsuse kitsenduse toetuseks loob automaatselt indeksi. Selle indeksi nimi on samasugune nagu selle primaarvõtme või unikaalsuse kitsenduse nimi ja andmebaasi süsteem kasutab seda indeksit selleks, et kiiremini kontrollida nende kitsenduste, selle kitsenduse täidetust, juhul kui kasutaja lisab andmeid tabelisse. Ja siit on nüüd näha, et Accessi näitel see nimi, mis anti sellele kitsendusele ja vastavale indeksile, ei ole kindlasti mitte selline hea ja hästi meeldejääv nimi. Kui näiteks võrdluseks tuua PostgreSQL, siis PostgreSQLis sellised andmebaasi süsteemi poolt automaatselt antavad nimed on kindlasti natukene paremini kasutatavad ja natukene arusaadavamad ja meeldejäävad. Samas näiteks Oracle'i andmebaasi süsteemis täpselt samamoodi, kui kasutaja ei anna kitsendusele ise nime, siis andmebaasi süsteemi poolt antud nimi on selline üpris kole ja kindlasti mitte hästi meeldejääv. Ja kui sellist nime näiteks kohata kuskil kas või veateates, siis kindlasti see veateade jääb kasutajale täielikult arusaamatuks. Nii et see on veel üks põhjus, miks pärast siis oleks vajalik nendes SQL lausetes tingimata anda kitsendustele ise nimed, nii nagu on näiteks tehtud siin, nii nagu on tehtud siin, nii nagu on tehtud siin ja nii nagu on näiteks tehtud siin ja nii nagu on tehtud siin. Nüüd järgmisena ma tahaksin teile demonstreerida seda, et tegelikult kui ma nüüd vaatan neid laused, mille ma siis kirjutasin Accessi jaoks, siis ma saaksin need laused väga väikeste muudatustega käivitada, väga väikeste muudatuste järel käivitada näiteks kui LibreOffice Base andmebaasi süsteemis ja käivitada ka PostgreSQL andmebaasi süsteemis. Nii et teen nendest lausetest koopia. Võtan siit lahti uue faili, ütlen jälle, et keel on SQL ja kopeerin need laused siin. Ja kõigepealt muudan siis need lauseid niimoodi, et need toimiksid LibreOffice Base andmebaasi süsteemis. Mis puudutab seda create table lauset siin, siis seda ei ole mul vaja mitte kuidagi muuta. Nüüd, mis puudutab tabeli auto loomist, siis Microsoft Accessis oli kasutusel selline andmetüüp, mille nimi on auto increment. Et kui veerg on seda tüüpi, siis andmebaasi süsteem hakkab sellesse veerga automaatselt genereerima unikaalseid väärtuseid ja seda auto increment tüüpi kasutatakse just nimelt selliste võtmeväärtuste genereerimiseks olukorras, kus kasutajad ise ei soovi neid võtmeväärtuseid lisada, vaid tahavad, et selle võtmeväärtuse iga uue rea puhul lisaks andmebaasi süsteem. Nüüd LibreOffice Base'is sellist andmetüüpi nagu auto increment ei ole, küll aga on seal võimalik määrata, et veerg on identiteediveerg.
Ja kui öelda, et veerg on identiteedi veerg, siis tegelikult selle tulemusena seal juhtub see sama juhtub niimoodi, et luuakse andmebaasis nimetatud arvujada generaator ja seostatakse see arvujada generaator automaatselt selle tabeli veeruga niimoodi, et kui hakkab kasutaja lisama tabelisse andmeid, siis tegelikult nüüd selle generaatori poolt sellesse veergu genereeritakse automaatselt väärtust. Nii et LibreOffice Base'i puhul ma pean kirjutama, et veeru andmetüüp on integer, generated by default as identity ja identity on muidugi lõpeb Y. Ja veel üks asi, mida mul on vaja siin koodis muuta, et näete, praegu mul on siin lause selline, kus kohas mul on sellele veerule defineeritud vaikimisi väärtus. Ja see vaikimisi väärtus on peale not null kitsendust. Paljudes andmebaasisüsteemides ei ole vahet, et kas te kirjutate selle vaikimisi väärtuse deklaratsiooni enne või pärast not nulli, aga LibreOffice Base tahab seda, et see vaikimisi väärtus oleks enne seda not null kitsendust. Nii et nüüd ma võtan ja panen käima LibreOffice Base andmebaasisüsteemi, et tegemist on siis nagu Accessigi näol, tegemist on töölaua andmebaasisüsteemiga, aga erinevalt Accessist on tegemist tasuta ja avatud lähtekoodiga andmebaasisüsteemi. Ja selles andmebaasisüsteemis tegelikult selleks andmebaasi mootoriks on HSQL DB, vaikimisi versiooniga 1.8 selle LibreOffice Base'i versiooni puhul, mida ma hetkel kasutan. Ja nüüd, kui ma siis loon uue LibreOffice Base andmebaasi, siis ma peangi siin Wizardis vastama paarile küsimusele, et ma tahan luua uue andmebaasi, ma ei taha seda andmebaasi registreerida ja ma tahan avada selle andmebaasi redigeerimiseks. Ja täpselt nagu Accessi puhul oleks mul siis vaja määrata selle faili nimi ja määrata faili asukoht. Nii et SQL-is tabelite loomine. Ja vajutan siin salvestamise nupul. Nüüd siin selles LibreOffice Base kasutajaliides, kui ma tahan käivitada SQL lauseid, mis ei ole select laused, siis selleks pean ma valima tööriistad ja SQL. Ja siia saan siis kopeerida kas siis ühe lause või soovi korral ka järjest mitu lauset või ka mitu lauset. Ja kui ma kirjutan siia mitu lauset, siis tegelikult andmebaasisüsteem järjest täidab kõik need laused ära. Et see on näiteks siis erinev sellest, mis on Accessis, kus kohas ma sellesse query aknasse pean kirjutama neid lauseid ükshaaval ja ma ei saa kirjutada sinna järjest mitu lauset ja öelda, et tuleks need laused järjest ära täita. Et võtan prooviks, kopeerin siit need laused, kleebin siia aknasse ja vajutan käivitamise nupul. Ja mulle öeldaksegi mitte iga lause kohta eraldi, vaid kõigi kohta kokku, et nende lausete täitmine õnnestub. Nüüd, kui ma võtan sulge ja valin siit vaade ja värskenda tabeleid, siis siin all nüüd ilmuvad nähtavale need kaks tabelit. Ja kui ma võtan tööriistad ja seosed, siis tuleb lahti seesama seoste vaade, relationship view, nagu oli Accessis, et samamoodi mul on võimalik neid seoseid vaadata ka siin. Nüüd paar kommentaari selle LibreOffice Base'i käitumise kohta. Et kõigepealt minu esimene tähelepanek on see, et LibreOffice Base ta võtab vastu selle, kui ma ütlen, et sellel veerul on vaikimisi väärtus.
Ta võtab selle koodi vastu, ta ei anna mulle veateadet. Samas ta ei määra sellele veerule vaikimisi väärtust. Nii et nüüd, kui ma lähen siia selle tabeli disaini vaatesse, näete, ma saan klõpsata tabeli peal, valida redigeeri, klõpsata siin selle veeru peal, siis siin all, kus kohas näidatakse selle veeru omadus. Et siin ei ole näha, et sellele veerule oleks pandud see vaikimisi väärtus. Pean selle vaikimisi väärtuse siia ise panna. Ja teine asi on see, et LibreOffice Base võttis vastu ka selle koodi ja ta ei öelnud selle kohta mingisugust veateadet. Ja tegelikult LibreOffice Base'is saab täiesti like tingimuse tüüpi ehk like predikaati kasutada, et ka siin protsendimärk tähistab nulli või rohkemat suvalist märki, aga nüüd katsetamine näitab, et selles LibreOffice Base'i versioonis, mida ma hetkel kasutan, check kitsendustes mingil põhjusel see like predikaadi kasutamine ei toimi. Nii et võeti küll see lause vastu, syntaksi viga ei antud, küll aga kui ma üritaksin andmeid registreerida, siis ma saaksin vastu näppe, mulle öeldakse, et see tingimus ei ole täidetud. Nii et kui ma näiteks tahaksin siis siit andmebaasist mõne kitsenduse ära kustutada, siis alter table, drop constraint ja saan selle tingimuse, saan selle kitsenduse ära kustutada. Et siin tundub, on tegemist mingisuguse sellise programmivea ehk bugiga. Kui ma nüüd võtan lahti tabelimark, proovin siia, näiteks prooviks andmeid lisada. Nii et lisasin esimese rea, näete, toimib. Üritan lisada teise rea, kus kohas on margi identifikaator negatiivne, siis näete, nüüd lisamine ebaõnnestus ja mulle jällegi veateates näidatakse selle check kitsenduse nime, mille vastu ma eksisin, kui ma neid andmeid registreerisin. Nii et ja näete, vaatke, siin on võimalik niimoodi graafilise kasutajaliidese kaudu otse näpuga panna andmeid tabelitesse sisse või siis teha siin rida aktiivseks, vajutada delete klahvi ja siit see rida niimoodi ära kustutada. Et tegelikult samasugune natukene nagu tööpõhimõte, nagu oli Microsoft Access. Nüüd, mis puudutaks select lausete kirjutamist, et selleks on siin see alajaotus päringud ja mul on võimalik siis neid päringuid näiteks kirjutada siin SQL tekstina või siis kasutada ka seda query by example liidest, milline on näiteks olemas ka Microsoft Accessis ja mille puhul ma teile seal mainisin, et tegelikult see Accessi query designer, et ta implementeerib seda query by example visuaalset päringute koostamise keelt ja tegelikult sarnaseid liideseid päringute koostamiseks te võite kohata paljudes erinevates programmides ja nende abil saab kirjutada päringuid erinevate andmebaasisüsteemide andmebaaside vastu. Aga jäägu päringute koostamine hetkel ehk siis select lausete koostamine kuskile tulema. Nii et LibreOffice Base'is ma select lauseid saan salvestada päringu objektidele, aga neid ülejäänud tüüpi SQL laused ma selliste eraldi andmebaasi objektidena siin LibreOffice Base andmebaasis salvestada ei saa. Ja nüüd lõpetuseks tahaksin demonstreerida, et tegelikult ma saaksin võtta selle koodi ja käivitada ka PostgreSQLis. Nii et kui ma nüüd kopeeriksin selle koodi siit ja võtaksin siit veel kord ühe akna lahti, võtaksin siit language, SQL ja ütleksin, et see kood on nüüd PostgreSQLi jaoks, siis tegelikult minu väide on, et ma võiksin võtta selle sama koodi ja käivitada otse PostgreSQLi andmebaasi süsteemis. Meil ei ole siin põhjust üldse mitte midagi muuta.
Nüüd selleks, et PostgreSQL-i kasutada, on erinevaid võimalusi. Näiteks on teil võimalik, juhul kui teil on juurdepääs kuskile serverile, kus kohas siis on installeeritud PostgreSQL-i andmebaasisüsteem. Siis teil on võimalus sinna serverisse sisse logida, kasutades näiteks programmi PuTTY või midagi sarnast ja luues siis SSH ühenduse selle serveriga. Ja seejärel on seal serveris võimalik käivitada siis selline käsurajapõhine terminali programm, nagu on PSQL, ja selle kaudu on võimalik PostgreSQL-i andmebaasiga töötada. Loomulikult on ka suurel hulgal erinevaid graafilist kasutajaliidest pakkuvaid programme, mille abil ma saan PostgreSQL-iga töötada, et mõned nendest on spetsiifilised Postgresile, nagu näiteks pgadmin või PHP pgadmin, ja mõned on sellised üldised SQL-i koostamise ja käivitamise redaktorid ja arendamise keskkonnad, nagu näiteks ütleme TheBeaver, mille kaudu mul oleks võimalik võtta ühendust erinevate andmebaasisüsteemidega ja käivitada lauseid kõikide nende erinevate andmebaaside suhtes. Kasutan siis praegu seda PuTTY lahendust, et loon ühenduse serveriga, kuhu mul on juurdepääs, ja tegelikult saan ma ka teile anda juurdepääsu sellele serverile, kui te soovite. Login siia serverisse sisse. Ja nüüd siis annan korralduse, et ma tahan luua uue andmebaasi. DB, autode andmebaas. Ja nüüd ühendan selle autode andmebaasi külge. Ja nüüd siin on tegemist sellise käsurajapõhise programmiga, kuhu ma tegelikult soovi korral saaksin võtta ja kopeerida korraga kõik need laused ja öelda süsteemile, et pane need laused kõik järjest käima. Ja kui ma vaatan siin tulemust, siis mulle järjest täidati need laused ära, 2 create table lauset, 3 alter table lauset. Ja kui ma nüüd näiteks sooviksin kontrollida, et kas nüüd need kitsendused, mida ma olen siin defineerinud, näiteks need check kitsendused, et kas need toimivad või mitte, siis ma peaksin tabelitesse lisama andmeid. Nii et tabelitesse andmete lisamiseks on insert lause. Kõigepealt tuleb lisada rida tabelisse mark. Et lisame siia näiteks sellise rea. See rida peaks olema reeglitega kooskõlas. Ja tõepoolest, kui ma selle lause käivitan, siis ma näen, et rea lisamine õnnestus. Aga kui ma lisan siia rea, näiteks kus on margi identifikaator -1 ja üritan seda lauset tabelisse lisada, siis nüüd ma saan veateate ja jällegi panete tähele, et selles veateates näidatakse selle kitsenduse nime, mille vastu ma eksisin. Nii et jälle näete põhjus, miks pärast anda kitsendustele sisukaid nimesid. Ja kui ma nüüd lisan rea tabelisse auto, siis tegelikult veergu auto ID mul ei ole vaja väärtust lisada, sest sellesse genereerib väärtuse süsteem. Ja samuti ei ole vaja lisada väärtust veergu marki ID, sellel on ka vaikimisi väärtus. Nii et ma lisan lihtsalt väärtuse veergu registri number. Ja kõigepealt sellise registri numbri, mis siis sobib, sellepärast et vaikimisi automark on identifikaatoriga 1. Nii et ma lisan rea. Rea lisamine õnnestus, kuna marki ID veerul kasutati vaikimisi väärtust 1 ja kui on vaikimisi väärtus 1, siis registri number pidi algama 2 nulliga. Aga kui ma nüüd
üritan lisada sellist autot, mille registrinumber ei alga 2 nulliga, siis nüüd saan ma selle peale veateate. Ja veateates, nagu te näete, näidatakse mulle jällegi seda kitsenduse nimetust. Ja nüüd kõige lõpuks veel kommentaariks PostgreSQL-i kohta tuleb siis öelda, et on siin võimalus ka kasutada alternatiivset süntaks. Nii et ma oleksin saanud PostgreSQL-is luua ka sellise tabeli, kus kohas ma oleks öelnud, et VERG auto ID on serial notatsiooniga. Serial ei ole andmetüüp, et see on selline spetsiaalne notatsioon või tähistus, mis siis instrueerib süsteemi selles osas, et VERG peab olema täisarvu tüüpi ja selle veeruga tuleb automaatselt siduda arvujada generaator, mis siis täpselt samamoodi tagab selle, et kui ma nüüd lisan tabelisse auto uue rea, siis see auto ID väärtus genereeritakse süsteemi poolt automaatselt. Nii et on erinevaid kirjapilte, kuidas PostgreSQL-ile öelda, et siia sellesse võtmeveergu peaks genereerima väärtuseid automaatselt. Võib-olla kõige lõpuks kommenteerin, et mikspärast ma automargi tabelis ei kasutanud seda võimalust genereerida neid unikaalseid väärtused. Et vaadake, automargi näol on tegemist nimetatud klassifikaatoriga. Klassifikaatorid on siis sellised andmed, mida kasutatakse teiste andmete iseloomustamiseks ja liigitamiseks. Ja klassifikaatoritel on tavaliselt koodid ja neid koode iseloomustavad koodidele vastavad nimetused. Ja need koodid tegelikult lepitakse eelnevalt kokku, neid ei genereeri süsteem ja neid koode on võimalik siis hiljem kasutada omal päringutes ja kas näiteks ka kitsenduste defineerimisel, nii et nagu te siin näete, et nii-öelda mark identifikaatoriga 1, et eeldame, et näiteks, et see kood 1 oli automargile Volvo, et kuna seda identifikaatori väärtust ei genereerinud süsteem, siis ma tean, et koodiga 1 on just nimelt Volvo ja ma saan kirjutada siin selle kitsenduse, arvestades siis selle koodiga.